rada sündis siis 2009 aastal. Algselt oli siin siis hästi lühikene kruusaaugu rada. See oligi tegelikult see, kus me täna asume. Selle rada on siis vana kruusaauk. Esimene võidusõit oli siis 2009 aasta maikuus ja sealt see asi nagu alguse sai. Ja arenes ta siis edasi selliselt, nagu siin täna ta siis arenenud on Euroopa ja maailma tingimustele vastavaks rallikrossi rajaks, on siis põhjus selles, et kuna siin kruusara augus tegelikult ikkagi võidusõita ei olnud võimalik. Et ta oli pehme, ta oli põhjatud, ta oli kivine ja ega siin autodega tegelikult mingit sõitu nautida ei saanud. Ja kuna ma käisin ka seal ise, mina siis eestvedaja veel ei olnud, kuna ma käisin ka ise siis seal ühel esimesel aastal sõitmas, siis ma sain aru, et ka siia on vaja nagu korralikku rada. Et oleks väga äge, kui kohalik rada oleks selline, kus sa saaks sõituga nautida. Ja siis 2014 saigi võetud siis initsiatiiv nii-öelda enda kätte ja sai siis esitatud EAS-i taotlus rallikrossi raja kompleksi loomiseks ja läks siis niimoodi, et see taotlus rahuldati ja hakkaski see projekteerimine ja nii-öelda tegevus pihta, kuni siis eelmise aasta 2022 maikuus läks siis ehituseks. Ja sisuliselt ehitaja siis võib öelda, et tegi aastaga megatöö, ehitaski meil kõik valmis. Et ju ma siis ikka ajan õiget asja, kui volikogu otsustas seda ettevõtmist siin circa 750 000 euroga toetada, et panna siia see oma panus. Eks see risk oli nagu selles mõttes kindlasti suur, et kas see nagu veab välja, aga ma millegi pärast kogu aeg on see, et kui sa ikkagi teed midagi sellist, mis sulle nagu päriselt meeldib, ja siis ei saa sa ka selles mõttes ikkagi väga eksida, et kui sul on, teed nagu mingit asja kohustusest, et see sulle endale päriselt ei meeldi, ega siis reeglina ka seal ei tule tulemust, kui seal ka hetkeliselt mingisuguse edu saavutad, siis see edu on kindlasti lühiajaline ja see asi nagu ei jää kestma ja toimima. Aga ega siin midagi nagu muud tõdeda polegi, et kuna endale see mootorispordi ala meeldib, see võidusõit, et siis ma arvan, see oli ka see, et ikkagi mul endal kuklas see teadmine, et ma saan sellega hakkama ja ma teen selle ära. Mina esimest korda sõitsin Tarvastu rajal 2015 aasta lõpp ja see oligi ühtlemisi mu esimene, no ütleme nii, et sealt algaski mu autospordi karjäär, et sealt sai kõik alguse. Ja ütleme nii, et võrreldes nüüd tänase rajaga on hoopis parem ja üks mu lemmikutes radades. Et eelmine rada läks nii auku ja rööpas, et suke auto lõhkumine oli pigem siin. Aga tänavu on ikka see väga vägev asi tehtud. Ma näen siin väga suurt potentsiaali. Me kasutame täna sõites siin ühte raja osa, kus on ka aeglasemad kurvid, mis kindlasti sobivad ka meie street-klassile ja on ka tagapool siis laugemaid, kiiremaid, suuremaid kurve, mis sobivad nii Pro kui ka Pro-M klassi autodele.